Möödunud pühapäeval lahvatas Eestis järjekordne skandaal, milles osaline Venemaa Föderatsiooni Narva peakonsulaadi konsuli nõunik Sergei Suharev. Nimelt märkasid tähelepanelikud narvakad kella 1 paiku päeval, et mööda linna sõidab ebakindla sõidujoonega Toyota Corolla. Auto kandis diplomaatilist numbrimärki ja peeti esmalt kinni Narvas Vestervalli tänava 9 maja juures. Мы вам просто рекомендуем дойти до дома пешком, потому что... Мы волнуемся за ваше состояние. И за ваше здоровье. Вы видели, да? Да, видели вашу дипломатическую карту. Мы вам просто рекомендуем. Еще раз говорю, вызывайте. Paraku laienes mehele tõesti diplomaatiline puutumatus, mis tähendas, et politsei käed jäid roolijoodiku takistamisel seotuks. Juht keeldus ka igasugusest politseipoolsest pakkumisest toimetada ta oma elukohta. Küll aga soovitas ta näiteks ühel politseinikul enda kõrvalistmele tulla. Нет, мы не можем сесть, потому что ваша машина является территорией Российской Федерации. Sergei Suharev ei soovinud ka sündmuskohale jääda ning otsustas hoopis minema sõita, pannes sellega ohtu politseiametniku elu, mis on jäänud nii politsei kui ka ühe linnakodaniku võetud kaadritele. Politsei sõitis diplomaadi autole järele ning teist korda peeti auto kinni Tuleviku 3 maja juures. Kohal oli juba 2 politseiekipaasi ning auto sõideti politseikeeles karpi. Ja purjus diplomaadi teekond politseinike saatel jätkus. Järgmine peatus tehti seda korda viinapoe ees, mis saatuse irooniana oli hoopiski suletud. Ka seal püüdsid politseinikud mehele oma abi pakkuda ja ütlesid, et ta rohkem purjuspäi autorooli ei istuks, kuid Suharev taaskord politseipalvetele vastu ei tulnud. Seejärel leidis mees üles ka ühe avatud alkoholipoe, soetas sealt pudeli viina ja sõitis siis koju, kus selleks päevaks olid seiklused läbi. Muide, koridori uksest sisse saamiseks kulus diplomaadil mitu head minutit. Nii nagu kirjutas ajakirjandus, olevat Sergei Suharevi pidu alanud juba eelmisel õhtul, kui ta viibis ainsas kohalikus stripibaaris. Ka siis teatati purjuspäi linnas ringi sõitvast diplomaatilise numbrimärgiga autost politseile, kuid tol õhtul teda ei leitud. Kuid seekordne juhtum paneb taas mõtlema, et millistel puhkudel diplomaatiline puutumatus peaks ikkagi kehtima ja millistel mitte. Õnneks ei jäänud vähemalt sel korral keegi roolijoodiku auto ette, kui välja arvata see kriimustada saanud politseiauto.